nüüd on olukord selline, et mind on aetud minu mugavustsoonist ehk minu jahedast hotellitoast välja ainult ühel veidral põhjusel. Nimelt operaatori info põhjal on kuskil suures Bangkoki linnas üks selline koht nagu Victory Monument, Noodle, bla, mingi koht ühesõnaga, kus saab süüa head kohalikku toitu, 20 pahti kausikene. Ma ei tea, mul on nendest kohalikest toitudest endal natukene juba kopp nagu ees, aga here we go. Kuigi taustalaul räägib kuurortist nimega Pattaya, mis ei asu Bangkokist üldsegi mitte kaugel, on need kaks linna ikka vägagi erinevad ainuüksi mõõtmete järgi. Seega ootab mind ees ohtralt seiklemist kohaliku transpordiga, Where is Mr. Leslie Chow? mis on väljakutse omaette, kui mitte arvestada liiklemist valgele inimesele võrdlemisi arusaadava metrooga. Abiks Bangkoki tänavatel orienteerumisel kasutasin vahelduva eduga Waze'i ja Google Maps'i abi. Kuid siiski mõlemad suutsid mind piisavalt eksitada. Täitsa vale buss. Pekki, ma olen sinuga täis higistatud särgiga ja ilge kusehädaga kuskil kurat teab, kus kohas Bangkoki linnas ja nagu öeldakse, et ega Bangkoki linnas peab ettevaatlik olema, et muidu linn haarab su endasse. Ma olen pool päeva raisanud ära mingisuguse fucking kuradi nuudli koha leidmise peale, siin on tegelikult täiesti mõttetu on sellepärast hakata ühest linna otsast teise sõitma, sest neid nuudli kohti on igal pool niimoodi. Ja nüüd ma olen kuskil siin Lebua State Toweri piirkonnast ja räme põiekas oli ainus võimalus leida mingi koht, kus see probleem lahendada oli nurga peal Itaalia kohvik, mõtlesin, et võtan ühe õlle, et siis saan ühtlasi ka vetsus ära käia ja oma probleemid lahendada, aga see selleks, igal juhul kui mul vähegi võimalik on, siis ma täna katsun seda lolli nuudlikohaga igaks juhuks üles leida ja siis vaatab, mis edasi saab, kas see koht oli seda väärt või mitte. Ja siis selguski valus tõde, et pikalt otsitud Victoria Monument Boat Noodle nimeline söögikoht asuski Victoria Monumendi vahetusläheduses ja minu hotellist kõigest 500 meetri kaugusel. Seega järeldage ise, kas Kuuldiiga tasub orienteeruma minna või mitte. Ilmselt mitte. Esialgu kahtlasevõitu tunduv kohalik toidukoht kannab endas edasi vana traditsiooni. Ehk toiduportsjonite suurus on tingitud vajadusest neid kanali vees kõikuvas paadis süüa ilma maha ajamata. Või siis, et kui portsjon ümber läheb, on kadu väike. Antud hetkel siis 60 eurosenti sellise pisikese kausikese eest pole tõesti palju. Kuid nagu näha, siis inimesed on erineva isuga. Eriti Aasia inimesed. See oli mingist teravast kausist. Ma ise korra mõtlesin, et miks siin on kõik portsud peavad nii väiksed olema. Küsige, et katke hinda, pange juurde toidule ja tehke nagu niisugune suurem kogus, aga ilmselt see ongi selline koht, et siin sa saad proovida erinevaid igasuguseid asju, kui juhul sa oled nagu Aasia toidu sõber, mina tegelikult eriti ei ole, ma ikka proovin siin mingid väga väheseid asju. No näiteks viimane kord, kui ma seda mingit sealiha pallimoodi asja sõin, siis mul laps ikka korralikult paha pärast ja ma andusin, et ma enam kunagi sükest asja ei söö, aga siin maitseb see asi natuke teistmoodi kui eelmine kord Kokjangi saare peal. Siin vist kõik muud midagi ei tee kogu aeg, kes söövad, aga mis sa teed? Tegemist on Bangkoki linnaga, siin on üle 8 miljoni inimese ja siin käib meenetult turiste ka ja kui sa käid linna peal ringi vaatad, siis jääb selline mulje, et kõik kogu aeg ainult söövad, kõigil on õhus on kogu aeg tühja. Kõik, mis sa näed, iga nurga peal, iga silla all, metroos, igal pool, kõik ainult söövad ja kogu aeg keegi kütsetab ja müüb midagi. Nagu veider mulje jääb lõpuks, et siuke tunne, et Aasias kõigil on kogu aeg õhud tühjad. Aga võib-olla asi on selles, et sa lihtsalt näed nii suurt hulka inimesi ühes kohas korraga koos ja loomulikult, kes ei tahaks süüa. Niisiis meelde jääb kausisööming koos 2 suure Chang-õllega Bangkoki kesklinnas läks 2 inimesele kokku maksma circa 6-7 eurot, mis on ju päris okei diil. Siin Bangkok, siin Thailand, siin Kuuldi, ega siin midagi ei olegi. Tuleb hüpata sadula selga, ma olen teel sellise torni otsa, mida ma kuulsin, et on just valmis saanud Taimaa või vähemalt Aasia kõige kõrgem torn, kus saab ülevalt alla vaadata inimestele ja
tuvi sülitada ei tohi, aga alla saab ikka vaadata. Kuna mina olen kogu aeg selline tavaline tööinimene olnud, siis ma tahaks selliseid asju väga ära kasutada, et saaks ka inimestele ülevalt alla vaadata. Sellepärast ma olengi sinna torni poole praegu teel. Ja tegelikult paikneb 314 meetri kõrgune Mahanakhon torn või siis Tetris Aasia edetabelis alles 61. kohal ning pole enam ka Taimaa kõrgeim ehitis, sest siin lihtsalt ehitatakse ahvikiirusel. Aga taevalike kõrgustega flirtimise sissejuhatuseks sobib siiski. No ega muidu ei viitsiks suvalisse torni ronidagi, kuid selle katusel asuv klaasist vaateplatvorm on sõltumata võrdlemisi kallist piletihinnast osutunud suureks tõmbenumbriks külastajate seas. Eriti hea vaade peaks avanema peale päikeseloojangut ning siis külastabki torni meeletu rahvamass ja üles saamine võib osutuda närvesöövaks katsumuseks. Aga vaade iseenesest täiesti tulemist väärt ning tasub maailma teises otsas kõrge torni otsa ronida küll ja kui peaks tekkima vastapandamatu soov tavalisest kallimat kokteili nautida just 314 meetri kõrgusel, siis ka see on võimalik. Sellise unustamatu vaate taustal hakkas ka silma aasialastes suurepärane multitaskingu oskus ehk võime absoluutselt süvenenult kogu muu maise tegevuse taustal kivistunult oma nutitelefoni vahtida. Videoskuala. Tere tulemast Bangkoki. Tagasi turvalisel maapinnal ja külastada ongi jäänud vaid see üks koht. Kuulsaim Bangkoki piirkond, kuhu peamiselt satuvad poismehed või siis muidu ontlikud pereisad, kel õnnestunud oma laste emast mõneks ajaks vabaneda. Soi Cowboy on üks selline piirkond, kus filmimine rangelt keelatud, kuid mõned kaadrid õnnestus siiski jäädvustada. Tegemist kurikuulsa ja Bangkoki ühe esimese taolise stripipaaridest koosneva tänavaga, kus tegelikult midagi erilist ei toimugi. Poisid ja võib-olla ka mõned tüdrukud tantsivad ning peamine eesmärk nagu ikka, klientidelt võimalikult palju raha välja meelitada. Ja kui kellelgi peaks seksi ostmise soovi tekkima, saab sedagi. Või kus siis seda tais ei saa. Nii et kui mõne vaese tai perekonna võsuke saadeti suurde linna teadmisega, et leidis seal tasuva töö mõnes kõrghoone kontoris, siis küllaltki tõenäoliselt võis ta ka tegelikult hoopis sellel tänaval lõpetada. Selline hakkab nägema välja aastavahetus ei kusagil mujal kui Bangkokis. Tegelikult ma ei kujuta ette, mis siin toimub. Rahvast on liiga palju. Mul on tunne, et ma lähen praegu kohe tagasi metroosse ja sõidan oma hotelli, sellepärast, et isegi minusugusele elu näinud inimesele on kogu see rahvahullus nagu veitsa liiga üle võlli. Vaata ise! Selline see aastavahetus on Bangkokis, linn, mis kunagi ei maga ja on täis meeletult palju inimesi ja mina otsustasin siiski, et ma tead sellest nii-öelda keskusest, kus on meeletu rahvasupp, mis kõik on valmis pidutsema ja aastavahetust vastu võtma üheskoos, otsustasin sealt lahkuda, sellepärast et linn, kus elab rohkem kui 8 miljonit inimest, siis et hoomata ja aru saada seda rahvamassi, mis siin on, siis peab selle sees korraks olema ja ma pean ütlema, et ega see võib ollagi vägagi ehmatav esmapilgul. Igal juhul head uut aastat kõigile. Ja eks nii ma siis üritasingi hakata jahedas mikrobussis läbi takistavate fännihordide lennujaama poole liikuma. Saatjaks mu uute Aasia sõprade nukrad ent liigutavad lahkumisakordid. Ehk näeme veel.